Tere kuulama, uudistestuudios Rohke Debelak. Tänasest tõuseb käibemaks ja valitsus annab üldise meeleolu tõstmise raames teada, et nii nagu ka kõikide eelmiste käibemaksumäärade tõusuga, on ka selle puhul tegemist ajutise käibemaksu tõusuga. Kui käibemaks tõusis mäletatavasti 18%-lt 20%-le, siis väitis valitsus, et see on ajutine ning seda see ka oli. Peagi järgnes uus tõus, mis oli ajutine ning nüüd tuleb samuti ajutine tõus, sest ei lähe väga palju aega mööda, kui ka tänasest kehtiv käibemaksumäär on osutunud ajutiseks. Pikemas perspektiivis on kõik siin maailmas ajutine, välja arvatud maksud ise, lisatakse ajutise valitsuse teate lõpetuseks. Reformierakonna täna hommikuses pressiteates kummutatakse aga kahtlused, nagu satuks tõenäoline tulevane linnapea Urmas Sõõrumaa sagedasti huvide konflikti. Urmas Sõõrumaa näpunäidete järgi ehitatakse linnavalitsuse hoonesse ümberkehastumistuba, mis asub kohe välisukse vahetus läheduses. Selles toas saab ärimees Urmas Sõõrumaa vastavate vaimsete praktikate ja meditatsiooni abil kehastuda ümber linnapea Urmas Sõõrumaaks ning selleks, et ei kannataks jällegi mitmed äriasjad, siis töölt lahkudes saab meditatsioonitoas linnapeast taas ettevõtja. Meditatsioonituba on kaasas kantav, tööle võetakse 4 kandjat ja ümberkehastumistuba saadab linnapead ka vabal ajal, kui ootamatult peaks keset vaba aja veetmist või äritegevust kerkida üles vajadus teha mõni otsus ka linnapeana. Kõigele on mõeldud, kinnitavad vallandatud abilinnapead. Tervisekaitseametile teeb aga passiivse suitsetamise kõrval järjest enam muret passiivne söömine. On inimesi, kes söövad passiivselt paar korda nädalas, on aga sagedasti juhuseid, kus passiivne söömine on täielikult asendanud söömise kui sellise. Passiivset söömist kohtab kõigis vanuses inimeste seas, eriti kalendrikuu lõpuosas enne palgapäeva. Passiivsed sööjad otseselt ei häiri teisi inimesi, on viisakad ja tagasihoidlikud, mistõttu valitsus ei ole siiani nende olemasolugi võimalikuks pidanud. Kui palju on inimesi, kes regulaarselt toidupoes on sunnitud passiivselt söömas käima, pole uuringud veel kindlaks teinud, kuid kaubanduskeskused on kuluaarides tegemas lobitööd, et muuta silmadega söömine samuti tasuliseks. Paljud inimesed, kes rikkalike poelettide vahel lihtsalt jalutavad, on tõenäoliselt passiivsed sööjad ja peaksid teatud tasu siiski maksma. Ja teaduse vallast. Maailma juhtivad geeniteadlased, kes tegelevad piimakarja tõuaretusega, on pöördunud Eesti Vabariigi valitsuse kaudu geenivaramu poole koostöösooviga. Teadlasi huvitab ligipääs eestlaste geeniandmetele, et teha kindlaks, millised geenikombinatsioonid on vajalikud, et elus olend laseks ennast niimoodi lüpsta, nagu eestlased seda enda puhul teha lasevad. Tegemist ei ole sooviga nüüd inimeste looma otseselt ristata, vaid aru saada geenide tööpõhimõttest, mis annab sellise kollektiivse efekti. Esialgsed uuringud näitavad, et kui keskmine lehm laseks ennast lüpsta nagu keskmine eestlane, siis annaks ta ööpäevas pea 8 tonni piima. Eetris olid uudised.